Tere tulemast Samsung Galaxy Fold 4 ja Flip 4 poolt ellu kutsutud loengu või siis pigem vestlussarjale, kus Samsung on siis peamiselt tudengitele kutsunud huvitavatel teemadel rääkima põnevaid külalisi. Ja täna on meil külas staarinvestor Jaak Roosaare ehk meie jaoks siis teisisõnu inimene, kellel on palju raha. Ja tema hakkab siis meile kohe rääkima, kuidas vaesel tudengil võiks ka palju raha olla. Kas ma tutvustasin sind õigesti või kuidas sa iseennast tutvustaksid? Väga armas tutvustus, aitäh. Mulle meeldib see, et öeldakse, et on palju raha. Jah, ma arvan, et staarinvestor võib-olla pole ka päris õige sõna, et pigem siis aktiivne investor või kui ma alustasin, siis ma olin väike investor ja siis mingi hetk Äripäev ikkagi tituleeris aktiivinvestoriks, nii et aga ma olen investeerimisega tegelenud ülikoolis või keskkooli lõpust alates, nii et päris pikalt üle 20 aasta. Ja tegelikult kõigepealt ma tahtsingi siis küsida, et millal sa alustasid ja meie jaoks võib-olla tähtsam küsimus, et mis summadega sa alustasid? No kuna ma saan aru, kuulajaks on üliõpilased eelkõige, et siis päris esimesed tehingud tegin keskkoolis. Esimene tehing oli selline mõnes mõttes märgiline, et Eesti Telekomi aktsiat ostsin siis, kui see ettevõtte börsile tuli, mis oli väga sarnane selle Enefit Greeniga, mis hiljuti juhtus. Aga siis olid jah, summad suhteliselt väikesed, et võib-olla seal eurodes eriti väikesed, aga kroonides seal võib-olla 1000 kroonid. Aga siis ülikooli ajal hakkas mind see asi nagu rohkem huvi pakkuma, et ma käisin erinevates investeerimisloengutes, ma õppisingi finantsjuhtimist Estonian Business Schoolis ja siis suviti käisin Ameerikas raamatuid müümas ja siis teenisin sealt kapitali ja siis oli natuke rohkem, mida investeerida. Aga ma arvan, et alustada tasub alati väikeste summadega, et siis on vähem kaotuse valu. Ja kui kaugele te siis tänaseks jõudnud olete, et kas te olete finantsiliselt vaba? Ja ma selles mõttes olen päris pikalt nii-öelda selles mõttes vaba olnud, et kuskilt kellelgi teiselt ei pea palka küsima, et ma olen tegelikult, ma arvan, mingi viimased 6 või 7 või 10 aastat ise endale palka maksnud ja ma hakkasin mõtlema, ma töötasin 20 aastat seal Southwesternis, et põhimõtteliselt mul polegi rohkem nagu ühtegi päris töökohta olnud, et enamasti olen ikkagi mingit oma ettevõtet juhtinud ja selle kaudu toimetanud. Aga mida teie jaoks üldse tähendab siis finantsvaba? Kas see tähendabki seda, et te ei pea nagu tööandjale lootma, et oletegi täielikult enda tööandja? Kas see tähendabki finantsvaba? Ma arvan, et see finantsvabadus laias laastus tähendab lihtsalt seda, et sa ei sõltu konkreetsest tööandjast või palgast, et tänapäeval on seda nii palju lihtsam saavutada kui vanasti, et noh, ma kuulsin, et sa tegeled TikTokiga, on ju, et siis ma kujutan ette, et päris paljud noored ostavad endale Samsungi telefoni, teevad mingid videoklippe, panevad need kuhugi üles või müüvad mingid kuponge kuskil Amazonis ja et seda on nii palju lihtsam saavutada kui nii-öelda traditsionaalselt, et sa, ma ei tea, ehitad mingi tehase ja hakkad mingit vidinat tootma, on ju, et ma arvan, selline iseenda peremees rahaliselt olemine on tänapäeval nii palju lihtsam ja ma arvan, see on hästi mõistlik ka, et sa ei sõltu otseselt ühest kindlast tööandjast. Aga liigumegi siis äkki investeerimise nii-öelda nõuannete juurde, et millised on investeerimise kõige esimesed sammud just näiteks noorte jaoks või tegelikult ka kõikide jaoks, millised need olema peaks? Ja no minu enda selline eeskuju või mõnes mõttes rollimudel on Warren Buffett, kes võite järgi guugeldada, kes on üks maailma rikkamaid inimesi, et ta on umbes seal 100 miljardit ära jaganud heategevuseks ja teine 100 miljardit on veel alles. Ja tema alustas investeerimisega, kui ta oli 11, et ostis oma esimesed aktsiad siis 11-aastaselt ja täna ta on 92 ja ikka investeerib aktiivselt, nii et ta on põhimõtteliselt siis 81 aastat tegelenud investeerimisega. Ja see on tegelikult selline, ma arvan, kõige esimene või kõige olulisem komponent, et kui kaua sa sellega tegeled, kui pikalt sa lased rahal kasvada. Ja mul on hästi hea meel, et see tänane saade läheb tudengitele, on ju. Noh, veel toredam, kui ta läheks õpilastele lausa, et tudengina esimene ülesanne võikski sul olla see, et sa alustad, et sa saad öelda kunagi, et okei, ma ei alustanud 11-aastaselt nagu Warren Buffett või ma ei tea, 18-aastaselt nagu Jaak, aga ma alustasin siis 20 või 21 või 19-aastaselt. Et see esimene komponent on siis aeg ehk kui pikalt raha kasvab, on ju. Ja teine komponent on
on siis see summa, mida sa investeerid. Ehk siis on ka loogiline, et kui üks alustab 100 euroga, teine alustab 1000 euroga, siis see, kes 1000 euroga alustab, on nagu väikeses edusammus, on ju. Ja see on selles mõttes puhas matemaatika, et tõmmake Excelisse ühte tulpa alustuseks 100 eurot, teise 1000 eurot ja hakake seda siis 10% aastas niimoodi läbi korrutama ja vaadake, kuna see 100 meest 1000-le nagu järgi jõuab, et kui on sama tootlus, siis ta ei jõuagi kunagi järgi, nii et see algkapital on ka kindlasti oluline. Ja kolmas komponent ongi siis see tootlus või kui edukas sa oled investeerimises, et kas sa siis teenid, praegu ma vaatasin just pangas, ma saaks 2,5% näiteks teha aastas hoius, on ju, või ma saaks osta näiteks mingit LHV võlakirja, kus ma saan võib-olla 10,5% või võtta veel mingit suuremat riski, osta mingit aktsiat, ma ei tea, seal tehnoloogia indeksid on, see aasta on kõva langus olnud, on ju, aga muidu viimase 5 või 10 aasta jooksul on seal kuskil 15% aastas tõusnud. Nii et see siis samamoodi mõjutab, et ja põhimõtteliselt investeerimises edu saavutamiseks sul ongi siis nende 3 teguri korrutis või nii-öelda kogum, et kui pikalt sa investeerid, kui palju sul seda kapitali on, mis seal kasvab ja kui kiiresti ta kasvab, et ega ta nagu selline raketiteadus ei ole, et suhteliselt lihtne matemaatika. Aga et tudengitel ja õpilastel tihti ei ole seda algkapitali nagu eriti palju, et kuidas nemad peaksid asjale lähenema? No, kui mõeldagi nende komponentide peale, siis mida on tudengil kõige rohkem on aeg, on ju. Et siuke tore ütlus oli, et mul on aega rohkem kui raha, nii et ma hea meelega olen nõus osa aega rahaks vahetama. Jällegi, kui rääkida Warren Buffettiga või mõne inimesega, kes on seal 70-80, kellel on võib-olla hästi palju raha, et siis tema hea meelega vahetaks oma raha uuesti aja vastu, kui võimalik. Aga tudengina siis jah, kasuta seda tugevust, mis sul on, ehk siis sul on pikk investeerimishorisont, sa saad reaalselt selle raha panna seal aastakümneteks kasvama, on ju. Nii et see võiks olla esimene asi, et sa ikkagi alustad kas või 10 euroga või 100 euroga, mitte ei lükka seda alguse aastat edasi. Ja ma arvan, et millele tudeng peaks siis nagu fookust panema, olekski mitte siis nii palju sellele, kui kõrget tootlust teenida, mis on hästi selline ahvatlev, et paneks kuhugi krüptotokenitesse ja prooviks duubeldada on ja hästi kiirelt raha, vaid pannagi veits fookust sellele, et kus seda algkapitali saaks. Ja laias laastus on seal 2 varianti, et üks variant on see, et sa töötad või nii-öelda teenid raha ja kulutad vähem, kui sa teenid, ehk sul jääb natuke iga kuu järgi, on ju. Teine variant on siis see, et sa oled ise mingi ettevõtja või teed just kõhust raha, on ju, et ma ise tegelikult alustasin seda võib-olla, ma ei tea, avalikult ei räägi, aga mul oli niisugune väike business keskkooli ajal, et ma kirjutasin kirjandeid teistele, et see oli minu niisugune päris hea ettevõte, et tegelikult, kui ma nüüd mõtlen, siis päris suur osa algkapitalist tuli siis prantsuse kirjandused, tänu prantsuse kirjanduse õpetajale, kes nõudis igast teosest kokkuvõtet õpilastelt, mida keegi ei viitsinud lugeda. Ja seda businessit ma olen kuulnud, et tehakse praegu ka veel mõnes kohas. Et investeerimisega õpilastele just võib-olla tihti tundubki see, et sul peab olema palju raha, et alustada või siis ongi selline suhtumine, et ma saan kuus investeerida ainult 20 eurot, et see raha on nii väike, et ei ole nagu üldse mõtet investeerida, et kas see on siis nii või pigem mitte? No võib-olla ongi hea ära nagu meil korraks läbi mõelda, et mis asi investeerimine üldse on või mis selle asja eesmärk võiks olla, et niimoodi ma arvan, laias laastus investeerimine tähendab ju seda, et sul on mingi olemasolev raha ja sa tahad seda raha siis tulevikus kasvatada või vähemalt hoida selle ostujõud, on ju. Ja enamasti seda vaadataksegi nagu just sellises nagu pensioni planeerimise kontekstis, on ju, et või siis, et saaks, ma ei tea, juba varakult pensionile minna või rahalist vabadust. Ehk siis sa üritad täna osa oma tarbimisest ära jätta ja suunata siis seda raha justkui tulevikku, et siis saaks rohkem tarbida, on ju. Ja ma arvan, tudengi vaatenurgast see pruugi alati mõistlik olla, et mõeldes oma ülikooli aastate peale, et siis ma ei arva, et see nüüd oleks kõige õigem lähenemine, et makarone süüa ja keldris elada ja proovida võimalikult iga senti investeeringuteks suunata. Et mulle endale meeldib selline 50% klubi mõiste, et sa pool rahast lööd laiaks ja pool rahast siis jätad alles. Et ülikooli iga on ikka see aeg, kus tuleb elu nautida ka, et ma arvan pigem
ma vaataks seal seda investeerimist siis selles võtmes, et kuidas ma suudan luua endale võimekuse teenida tulevikus raha. Et tegelikult noh, olgu see siis diplom või mingid oskused või tutvused või jah, mingid, kas või siis mingi ettevõtlusalge, et tegelikult see sinu kõige suurem mõju sinu sellisele varalisele seisule on ikkagi enamikel inimestel see sinu võime sissetulekut luua. Ehk siis kui mul on valida, et kas ma nüüd panen 100 eurot kuhugi aktsiafondi või ma selle 100 eurot kulutan selleks, et ma ei tea, õppida mingit uut oskust, et siis ma pigem tudengina keskenduks sellele oskuste õppimisele ja enda teenimisvõime arendamisele. Ja teine pool, millele keskenduda oleks siis just ettevõtlus, et see mind ennast ka natuke kriibib, et hästi sageli küsitakse, et okei, et mul on 100 eurot, et kuidas ma seda siis kasvatama hakkan või investeerima, et noh, et kui sa rohkem ei pane sinna investeeringuteks, kui ongi see 100 eurot, siis tegelikult väga vahet ei ole, et see ei saa matemaatiliselt väga suureks kasvada, on ju. No võib-olla siis saab, kui sa loteriipileti ostad ja sul veab, on ju, aga et pigem on oluline see, et okei, kus siis järgmine 100 eurot tuleb, kus järgmine 100 eurot, kuidas ma saan selle 500 euro peale tõsta. Ja seal on ikkagi vastuseks siis kas karjäär või ettevõtlus. Ja kui ma mõtlen oma kirjandibusinessi peale, siis seal reaalne kulu, mis mul oligi see, et oli vaja mingit arvutit, mille ma sain kuidagi isa töö juures tasuta kasutada ja põhimõtteliselt oli vaja bussipiletit, et sõita siis isa töö juurde tagasi ja ülejäänud oli kõik nagu puhas kasum, et ma siis ikkagi mõtleks mingite ettevõtmiste peale, et tulles jälle tagasi sinu karjääri peale, et kujutan ette, et mingid suundasid mudida ja videosid teha on ka, ei vaja väga suurt kapitali, et see on pigem niisugune kreatiivne töö, et ma ikkagi katsuks leida seda kreatiivset lähenemist, mitte seda, et panen 100 eurot kuhugi indeksfondi kasvama ja siis 50 aasta pärast on seal 1000 eurot. Aga kas praegu üldse on hea aeg investeerida, et praegu, kui on sellised halvad uudised igal pool, et sõda ja inflatsioon ja et kas praegu on just nagu see hea aeg alustada või et just, et ärge praegu küll, et kõik läheb alla? Ja, ma arvan, alustada alati aeg, et sa tahad ka olla võimeline ütlema kunagi 10-20 aasta pärast, et näed, ma alustasin, kui ma olin 19 või 18, et mida varem sa selle nii-öelda vaia maasse saad, seda parem. Ja mulle jällegi meeldib nii mõelda, et tegelikult no isegi minul, ma olen 40, on ju, et mul ikkagi päris palju, ma loodan vähemalt sellist tulevikutulu on veel nagu kätte saamata, ehk siis ja noh, tudengitel kindlasti on ju, et neil tegelikult ju 99% oma tulevasest tulust on veel teenimata. Seega nende jaoks on mega hea, kui aktsiaturg nagu crashib ja istub järgmised 10 aastat miinuses või isegi 20 aastat. Et sa ju need esimesed aastakümned sa justkui ostad varasid, on ju, kui sa investeerid, et sa ostad aktsiaid, ostad võlakirju, ostad kinnisvara, nii et väga hea, kui suur krahh tuleb, et siis saad endale enda korteri odavamalt, üürikorteri odavamalt, nii edasi. Ja pigem on siis lihtsalt oluline, et sa seal krahhi põhjas nagu närveldama ei hakka ja oma asju maha ei müü ja noh, see on võib-olla üks põhjus, miks igasugused krüptovarad on nagu keerulised, et sul on väga raske hinnata, et noh, mul näiteks mul vend on mingi krüptoärikas ja on mul positsioon siukses, või ma ostsin mingit tokenit nimega Solana, ilma et ma sellest väga palju teaks, aga kuulsin, et see pidi üles minema, see oli nagu vist oli kukkunud, ma arvan, 80 pealt 50 peale ma siis ostsin ja nüüd hiljuti olid seal mingid skandaalid ja ta kukkus 14 peale, et no mul nagu väga raske öelda, et kas ma peaks nüüd juurde ostma või ära müüma, on ju, et ma ei oska öelda, kas see Solana võib nulli minna või võib 1000 peale minna, et ma ei oska seda kuidagi hinnata, aga kui mul on näiteks üürikorterid, on ju, Mustamäel on 2-toalised üürikorterid, no ma enam-vähem oskan hinnata, et palju see üür võib olla seal või mis selle korteri väärtus võiks olla. Nii et ma katsuks jah, kui niimoodi investeerida mingitesse varadesse, siis valida selliseid varasid, mida sa oled võimeline ise hindama. Kui sa ei ole võimeline hindama, siis sa ei tea, kas ta on nüüd praegu odav või kallis. Räägitakse, et investeerimine teebki rahaliselt vabaks, aga kuidas see nagu tegelikult toimib, et mina panen oma raha sisse, muudkui panen ja panen seda nagu sisse sinna, aga millal ma midagi tagasi hakkan saama ja kuidas ma seda tagasi saan, et kas müüngi lihtsalt aktsiad maha ja et kuidas see nagu toimib? See on hea küsimus jah, et kui ma kunagi seda rikkastamise õpikut kirjutasin, siis kõige esimene versioon oli just selline tüüpiline lähenemine, et sa terve elu nagu sööd makarone, koonerdad, surud seda raha kuhugi sinna potti
annad kellegi teise kätte mingisse fondi on ju ja siis loodad, et lõpuks kunagi siis saad kõik selle tagasi ja siis saad kulutama hakata. Ja siis, kui ma seda ise olin teinud oma raha peal, ma avasin, et see tegelikult väga fun ei ole, et noh, ei olnud nagu mingit erilist naudingut või mingit tunnet, et ma kuskil liigun on ju, et need aktsiad või fondihoiused, mis mul algus olid, käisid vahest üles, vahest alla, et seal mingit sellist, ma ei näinud suurt progressi. Ja ma mõtlesin selle peale ka, et okei, kui ma kunagi nüüd oletame, et ma saan 40 või ma ei tea, mis iganes 50, müün kõik oma varad maha, võtan selle raha välja ja hakkan siis nii-öelda finantsvabaks ja sealt otsast kulutama, et siis see on jube stressirikas ka. Et noh, ma ju mõnes mõttes nagu panustan sellele, et ma suren enne ära, kui see raha otsa saab, on ju, et pluss siis on kogu aeg see raha järjest väheneb, võib-olla on mingi majanduskriis, inflatsioon, et see kõik tundus niisugune mitte väga vaba olemine, et pigem niisugune stressikas. Ja siis ma enda jaoks tegelikult muutsin seda mudelit mõned aastad hiljem ja ma pigem keskendusin rahavoole, et see nii-öelda sisend tuli suuresti sellest Rikas isa, vaene isa raamatust, mida ka ma arvan, paljud on lugenud. Ja seal on siis see lähenemine pigem selline, et sa tead enam, mis su kuukulud on ju. Noh, mina olen nagu teinud sellised 3 erinevat taset, et on nagu niisugune makaron surviving on ju, et no see oli enne, kui mul pere oli on ju, et ma saan nagu hakkama, siis niisugune mõnus elu ja siis niisugune luksuslik elu, et noh, igaüks ise võib endale kirja panna need numbrid. Ja siis minu selle investeerimise eesmärk võiks olla saada sealt passiivset tulu niimoodi, et see kataks siis ära nagu noh, esiteks selle ellujäämise leveli, siis mõnusa elu leveli ja siis luksusliku elu leveli ja ideaalis siis võiks midagi üle ka jääda, et siis ma saan osa sellest nii-öelda rahavoost iga kuu veel uutesse investeeringutesse suunata. Ja siis ma tegin endale sellise väljakutse, ma arvan, see oli 2014 järsku, et ma tahtsin teha nii, et mul tuleks 10 000 eurot kuus nagu passiivselt sisse, nii et ma ei peaks ise nagu midagi tegema. Ja ma arvan, tollel hetkel, kui ma seda alustasin, siis mul tuli järsku mingi 1500 või 2000. Ja siis ma pidasin blogi sellest inglise keeles, et kuidas siis seda saavutada nagu. Ja kui sa sinna fookust paned, siis noh, sa teedki teistsuguseid investeeringuid, et siis ma nii-öelda varem ostsin mingid suvalisi aktsiaid, siis ma pigem valisin sellised ettevõtted, kes dividende maksid ja keskendusin siis rohkem laenude andmisele ja üürikinnisvarale. Et ma arvan, see rahaline vabadus tuleb sul ikkagi pigem, kui investeerimisest rääkida läbi sellise rahavoo, aga veelgi niisugune realistlikum asi on see, et sul on mingid hobid, mis raha sisse toovad. Et minu meelest, kui me vaatame Eesti selliseid finantsvabaduse eest esikõnelejaid, siis need kõik teenivad mingit lisaraha kas coachinguga või mingit esinemistega või nad on raamatuid kirjutanud, pluss siis neil on veel mingid üürikorterid. Ja kuhu siis täpselt investeerida võiks, et tekikski see nii-öelda rahavoog ja ma teeniks ka raha nii-öelda siis, kui ma magan, et kas on mingid konkreetsed kohad, et võimalikult lihtsaks asi teha just meile õpilastele? Ja ma ise, minu kõige esimene investeering oli, kui ma olin, ma arvan, põhikoolis, siis ma andsin emale laenu ja oli niisugune mõnus laen, et ma korjasin Lego jaoks raha, võib-olla oli algkoolis tegelikult, ma mõtlen. Korjasin Lego jaoks raha, niisugune suur piraadilaev oli ja ma arvan, mul oli vist 500 krooni maksis ja mul oli 300 või 400 krooni koos. Ja ema oli õpetaja, nagu suviti nagu palk sai või nagu ei tulnud palka peale õpetajatele ja siis tegi ettepanekud, kuule, et ma võtaksin sult siit 100 krooni endale, ma annan sulle 120 tagasi või 125, midagi sellest. Ühesõnaga, mina midagi ei teinud, aga raha oli ema käes ja kasvas ja noh, põhimõtteliselt ma olen sama asjaga nüüd viimast 20 aastat tegelenud, et lihtsalt ema asemel on uued ohvrid, kellele laenu anda. Nii et ma võib-olla alustakski sellest, öeldakse muidugi seda, et kui sa sõbrale laenu annad, on ju, et see, et sõbrast ka ilma, et võib-olla ma vaataks siis, millisele sõbrale anda, aga noh, näiteks seal samas, kui see raamatumüügiäri oli, et siis see, kes mind juhendas seal, temale endal läks suvi suhteliselt kehvasti, aga ta tahtis kindlasti järgmine aasta uuesti minna, sest tal oli vaja lennupiletiteks raha ja tal oli valida, et kas ta võtab kuskilt kiirlaenu, on ju, või ta võtab minu käest, siis me tegime diili, et ma laenasin talle vist, ma arvan, 2% kuus intressiga. Et tegelikult niisugune laenubusiness on nagu hea asi, millega alustada, aga seda võib teha ka nagu niimoodi viisakamalt või organiseeritumalt, et on erinevad ühisrahastusportaalid, et näiteks Mintos või Oma Raha või mis iganes, Estate Guru teisi ka, kus siis sa saad juba ka mingi 10 või 100 euroga seda laenu andmist alustada. Siis aktsiaturul
noh, sisuliselt Eesti mingi startuperid just tegid sellise äpi nagu Lightyear, kus ei ole üldse mingit teenustasusid, et võid 1 euroga osta endale mingi aktsia. Ja kinnisvaras, noh, võib-olla natukene trikim, aga ma tean päris mitut inimest, kes ülikooli ajal tegid nii, et nad ostsid kuidagi vanemate abiga või kuidas iganes mingi natuke suurema korteri ja siis üürisid mingid toad sealt välja. Või isegi ma tean tegelikult selliseid variante, mis on ka võib-olla hea, et sa ise üürid 4-toalise korteri ja siis üürid sealt 3 tuba nagu teistele jorssidele välja ja võtad ise nagu vahelt. Et siis ei olegi sul kapitali vaja, et ma tegelikult tudengina vaataks selliseid investeerimisvõimalusi, kus sa ei pea oma raha väga palju mängu panema, et kus sa saad kellegi teise raha või mingi vahendusäris olla. Aga liikudes korra tagasi eelarve juurde, kuidas saada alguses üldse ülevaade oma rahalisest olukorrast? Siin ma pean oma isa tänama, et kui ma sain 10-aastaseks, ma hakkasin taskuraha saama ja meil oli siis isal niisugune tingimus, et sa saad taskuraha, kui sa näitad oma arveraamatu ette ja oli niisugune ruuduline kaustik, et oli siis debet, kreedit ja saldo ja siis isa näitas ette, siis niimoodi ma tegin ja mulle kujunes see niisuguseks harjumuseks, et ma arvan, et mingi 30 aastat pidasin seda pärast. Aga noh, tänapäeval on jälle hästi palju lihtsam, on ju, et sul on mobiiltelefonis mingi äpp, mis trackib su kulusid, logid oma internetipanka sisse, kellaga saad maksta, on ju, et kõik on nii palju tehnoloogiliselt lihtsamaks läinud. Aga ma arvan, et see on ikkagi hea mõte, et korra kuus võtta nagu vähemalt 10-15 minutit ja vaadata üle, et okei, kuidas mu eelmine kuu oli. Mul endale siiamaani ma teen seda, et iga kuu alguses ma võtan siis tavaliselt tunnikene, lähen kuhugi kohvikusse, võtan kohvi, vahest saiakese ka, enamasti siiski ainult kohvi ja vaatan siis, et kuidas investeeringutel läks, mis olid kulud, mis olid tulud ja edasi. Et ma seda soovitaks teha, et ma hästi usun seda, et sa saad seda, millele sa fookust paned. Et kui sa üldse oma raha asju ei vaata, no siis ega raha ise ka ei tule sinu juurde, on ju. Et tasub seda fookust sinna panna. Ja eelarve koha pealt, tudengina ma ise pidasin rohkem niisugust nagu aasta eelarvet, et kuna ma käisin suviti tööl, on ju, et siis minu aasta algas laias laastus oktoobrist ja lõppes mais, et mul oli ka alati eesmärk suvel teenida nii palju raha, et ma saan sealt oktoobrist maini nagu lahedalt ära elada ja jääks siis nagu mingi raha, mida saaks investeerida ka. Ja ma tegin tegelikult enda eelarvet niimoodi, et vastavalt siis sellele, kui tubli ma suvel viitsisin olla või jaksasin või oskasin, et siis nagu ma ütlesin, pool rahast kulutasin ära, pool panin kõrvale, et ma tahtsin järgmine aasta mingit suusareisi või midagi lubada, et siis ma pidin suvel natuke rohkem pingutama. See oli tegelikult hästi motiveeriv ka. Aga millised on parimad viisid eelarve kontrolli all hoidmiseks? Ma ei tea, kas nädala või kuu eelarve või? Noh, eelarve, üldse, mis selle eelarve mõte on ju, et tegelikult see number 1 mõte peaks olema see, et see aitab sul siis mingit raha alles jätta või säästa, on ju. Number 2 mõte võiks olla see, et sa teed siuksi kulusid, mis on mõtestatud, ehk noh, mina näiteks saan suurt rõõmu, kui ma endale jalgratta ostan, on ju, mul abikaasa üldse ei saa sellest mingit naudingut. Ehk siis selle teise punkti jaoks ma lihtsalt mõtleks läbi, et mis on need kulutused, mis sulle rõõmu pakuvad ja lepiks nagu sellega, et tudengina sa ei saa nagu kõiki kulutusi teha, on ju, et valiks mingid prioriteedid välja. Aga see esimene pool, et säästa, siis seal on trikk selles, et sa pead alati enne säästma, mitte kuu lõpus, on ju. Et hästi lihtne põhimõte, seda ka soovitan kõigil kuulajatel, vaatajatel kohe täna alustada, et tehke endale üks eraldi pangakonto, pangi sinna nimeks nagu miljonäri konto või mingi ilus nimi, finantsvabadus. Ja siis iga kord, kui mingi raha sisse tuleb, et ma ei tea, saad stippi või tegid volti kuskil või ema andis raha, et siis kannad sellest kas ideaalis pool on ju, aga vähemalt 10% sinna kontole kohe ära, et sa ei jäta seda raha niimoodi kontole, et vaatame, kas kuu lõpus jääb alles, et võin lubada, et ei jää kunagi alles. Ja kui kuu lõpp, mis siis teha, kui kuu lõpus otsas on raha, on ju, noh, siis tudengina on väga lihtne, et ängid lihtsalt sõpradega kaasas on ju, ja keegi ikka klubis välja midagi teeb ja kui päris raha otsa saab, siis ma läksin alati vanemate juurde ja sealt pandi kardulast ja mingit asja kaasa, et nälga ei jää tudengina kunagi. Aga kui suur osa eelarvest peaks olema mõeldud millistele asjadele, näiteks kui suur protsent peaks minema eluasemele, toidule, investeerimiseks? No, kui ma enda peale mõtlen, siis minu jaoks tegelikult investeerimine nagu kõige tähtsam. Ta ei olnud isegi selle mõttega, et
või noh, toit oli ka tähtis, aga et ma ikkagi tahtsin, et mul see kapital kasvaks, sest ma olin lugenud ja näinud seda, et mida rohkem raha ma saan nagu noorena tööle panna, siis ta kasvab mega suureks, on ju, tulevikuks. Aga minul näiteks elamiskuludega oli see mõte, et ma ei tahtnud üldse eriti elamiskulusid maksta, et ma enamasti elasin kellegi juures ülikooli ajal. Kuidagi ikka sebisin kellegi mingisse korterisse ennast elama, et ja siis, kui ma oma abikaasa kohtasin, siis tema sai päranduseks ühetoalise korteris, ma kolisin sinna sisse ja et ma nagu üliõpilasena katsuks need elamiskulud ikka suhteliselt madalad hoida. Toiduga oli ka nii, et käisid seal EBS-i tudengirestos söömas ja ma arvan, ikka päris suur osa rahast läks pigem kuskil meelelahutuse ja alkoholi peale, kui päris aus olla, aga ma neid protsente ei oska selles mõttes öelda, et minu meelest ei maksa üle mõelda, et pane nagu mingi osa kõrval, ülejäänud kuluta ära ja ma peaks nagu meeles seda, et see tudengielu on suure tõenäosusega sul kõige, noh, ma ei tea, siin vanemad saalis olijad võib-olla noogutavad pead, et üks ägedamaid aegu elus on ju, et seal ei ole nagu mõtet elu mingite nii-öelda mälestuste või asjade koha pealt kokku hoida, et ma ikkagi elaks ägedat elu üliõpilasena. Millised on sinu arust kõige paremad lisatulu teenimise allikad, kui nüüd investeerimine selles mõttes välja jätta, vaid just, et teenida raha investeerimiseks? Ja no see on ka nii palju ägedamaks läinud, ma isegi ei tea, ma arvan, neid kõige ägedamaid asju, aga ma lihtsalt näen ümberringi, et mingid Foodid ja Boltid ja Woltid ja et põhimõtteliselt mul on üks tuttav, kes on suhteliselt heal ametikohal ja ma vaatasin suvel, ta sõitis selle Wolti asjaga ja rattaga ringi ja ta oli mingi 10 000 võistlusratas ja siis see Wolti kott seljas. Ma uurisin, et mis värk on. Ta ütles, et see on niisugune emotsionaalselt äge, et talle trenni tegemisest palka makstakse, et ta põhimõtteliselt peaks 2 tundi, ta valmistus mingiks Ironmaniks, et 2 tundi päevas väntama, et siis ta paneb selle kotiga selga ja saab iga kord mingeid uusi põnevaid distantse. Nii et ma arvan, et mingid neid lisatulu teenimise võimalusi on päris palju. Ja ma võib-olla katsuks tegelikult saada suhteliselt ruttu aru, et mis see sinu eriala on või mis sind huvitab, et võib-olla päris paljud tudengid tegelikult ju esimesel kursusel ka ei tea, miks nad üldse seal on või et mul vend näiteks läks õppima geenitehnoloogiat ja alles siis, kui doktorikraad oli käes, sai aru, et tegelikult ei tahtnudki seda õppida, et katsuks sellest varem aru saada kui doktorikraadiga. Ja et siis seal oma valdkonnas nagu proovida leida mingeid praktikaid, et mina näiteks esimesel kursusel kohe sain PricewaterhouseCoopersisse investeerimispangandusse minna praktikale või noh, isegi mitte praktikale, vaid tööle kooli kõrvalt. Ja see oli hästi hea, sest ma olin unistanud sellest, et minust saab ka selline investeerimispankur ja siis ma seal selle töö käigus sain suht ruttu aru, et tegelikult ma olin kuidagi teistmoodi seda tööd ette kujutanud, et üldse polnud see, mis ma arvasin. Et võib-olla mitte ainult siis Wolti vedada, vaid katsuda ikkagi saada mingid tuleviku jaoks vajalikud oskused või nipid ka kätte. Ja ma soovitaks tegelikult mingit müügitööd ka teha, et ma olen natukene niimoodi kallutatud, sest ma ise tegin ülikooli ajal, aga ma arvan, et see müügitöö on selles mõttes hästi hea, et neid oskusi kulub sul hiljem tulevikus hästi palju ära. Ja ma läheks välismaale ka tööle, et näiteks mul vend käis Uus-Meremaal tööl, ka superäge kogemus, et sa saad reisida, sa saad raha ja sul on hästi suur eelis võrreldes selle Eestiga, et sa saad nagu raha säästa ja kõrvale panna. Et enamasti, kui mina seal Ameerikas ka töötasin, siis oli see eelis, et kui suvi läbi sai, mul oli mingi suur summa nii-öelda kõrvale pandud. Et mu sõbrad, kes Eestis töötasid, sul on nagu raske säästa, sest et ikka kuidagi kulub see asi ära. Nii et ma teeks mingit välismaatööd ka. Ja tulles tagasi veel investeerimise juurde, mis sa arvad, mis on peamised probleemid inimestel seoses investeerimisega, et mis neid nagu tagasi hoiab? Ma arvan, kõige esimene on see lihtsalt nagu mõtteviis, et inimesed ei tule selle peale, et ei pea ise alati töötama, vaid võib lasta rahal ka töötada. Et see, et nii-öelda alustada, et ma arvan, et koolidest on puudu veidikene selline kapitalismi algõpetus, et on nii-öelda kapital, me elame kapitalistlikus maailmas, kapital tahab saada tasu ja et sinust võib ka kapitalist saada, on ju, et ma arvan, see on selline esimene viga, et sa lihtsalt ei lähegi sinna maailmasse, et okei, see pole minu jaoks, mina teen oma mingit eriala, ma õpin saksa filoloogiat ja mind see kapitalism ei koti, on ju.
aga et sõltumata sellest, mis su eriala on, sa võid ikkagi panna oma raha kõrvale tööle ja ma isegi ütleks, et kui sa oled sellisel erialal, mis ei ole nagu suure palgaga eriala, on ju, et siis on seda olulisem, sest et sul on palju mõnusam olla nagu selline vaba hing, kes raha peale ei mõtle, kui sul tuleb kuskilt raha sisse, on ju, et see võiks olla esimene pool ja teine, ma arvan, niisugune suur viga on siis see, et kui sa alustad investeerimist, siis üritatakse hästi kiiresti rikkaks saada, võtta suuri riske, investeerid sinna, millest sa aru ei saa, et selle jaoks hästi hea selline nagu ravim on see, et sa investeerid ainult sellesse kohta, kus sa saad aru, et miks see investeering siis peaks minema nii või naa, on ju, ja sa oskad hinnata, et kui ta läheb nii, siis ta on odav, kui ta läheb naa, siis ta on kallis, et mis hinnaga sa siis müüd või ostad, on ju. Et sa suudad oma emale ära seletada, mis see investeering on, et see minu Solana investeering, noh, obviously ei läinud sinna kategooriasse. Milliseid tehnoloogilisi lahendusi saame me investeerimisel kasutada? No kogu investeerimine on nii selles mõttes tehnoloogiliselt lihtsaks läinud, et see on niisugune vahepeal mul endal on niisugune aha-moment, et sa oled kuskil, no ma ei tea, Pärnu rannas või Paalil näiteks olime perega puhkamas, oled kusagil Karutagumikus on ju ja kui seal levi on, siis sa võid seal sisuliselt teha Eesti notaritehinguid, osta kinnisvara on ju, noh, aktsiate ostmisest rääkimata, et laias laastus, kui sul on internet ja mobiiltelefon, siis kogu investeerimismaailm on sulle tänapäeval valla. Ja see on ka selles mõttes äge, et kui ma nagu oma tuleviku peale mõtlesin ülikoolis, siis üks asi, mis ma tahtsin, oli see, et ei oleks nagu väga asukohapõhine, et noh, et ei peaks käima 8–5 kuskil kontoris. Et siis kes iganes investeerimise või sellise rahajuhtimisega tegeleb, siis seal ei ole mingit kohta, kus sa pead konkreetselt olema, on ju. Ja teine pool tehnoloogiaga, ma arvan, on just see uue tulu loomine või nii-öelda niisugune mikroettevõtlus. See, et iga inimene saab hästi kerge vaevaga hakata ise mingit sisu tootma, on ju. Et eks see tähendab, et see on suur konkurents ka, aga noh, ma arvan, 20–30 aastat tagasi see oleks suht mõeldamatu, et sa saad teha mingit sellises kvaliteedis video, mis põhimõtteliselt inimesed võivad kinost vaadata, on ju. Et jah, et ma nagu investeeriksin võib-olla oma, kui keegi küsib mul 100 eurot, kuidas ma alustan investeerimisega, et siis võib-olla ma investeeriksingi selle mingisse tehnoloogia vidinasse, et kas siis mobiiltelefoni või sülearvutisse või millessegi, kust ma saan nagu hakata ise midagi tootma ja samal ajal õppida ka, et ma vaatasin näiteks YouTube'i, see on ka paar korda olnud niisugune nagu tänutunne või selline, et see ei ole võimalik, et ma saan YouTube'is vaadata nagu palju paremaid loenguid, kui ma EBS-is pidin nagu vaatama, on ju. Et noh, kuna minu eriala on nagu finants ja investeerimine, et siis seal on maailma parimate investorite niisugused 2-tunnised loengud, saan rahulikult suvalises kohas vaadata seda, midagi maksma ei pea, et selles mõttes on tehnoloogia ikka väga ägedaks selle kõik teinud. Ja siis tegelikult järgmine küsimus oligi, et kas inimesed peaksid tehnoloogiasse investeerima ja millisesse, kuidas? No jah, ma arvan, et see on üks niisugune, kui me räägime aktsiate investeerimisest, et üks selline mõte või strateegia on see, et sa investeerid sellesse ettevõttesse, kelle fänn sa ise oled või kelle tooteid sa kasutad. Et ma mäletan, kui ma Amazonist tellisin oma esimesed asjad USAs, et siis ma mõtlesin, et vau, et nagu päris äge, et see asi tuleb mulle ise koju, on ju, hinnad on odavamad, ma saan võrrelda, ma saan lugeda review'sid, aga ma ei tulnud selle peale, et oleks nüüd Amazoni aktsiaid ka osta, et see võiks olla üks niisugune natukene nagu wake-up call, et kui sa oled mingi toote fänn, et uurid, et okei, et noh, kas see sama Samsungi flip phone on ju, et kas Samsungi aktsiasse saab investeerida, ma arvan, et saab, on ju, et ta peaks Korea börsil olema kaubeldav. Ja siis, aga seal on see oht, on ju, et sa pead natukene rohkem ka uurima, et kui sa lihtsalt sellepärast ostad, et mingi toode oli äge, et siis sa võiks natukene uurida selle firma finantse ja mingit tuleviku väljavaadet ka. Aga kui üldse tehnoloogiasse investeerida, et siis on võimalik ka läbi indeks seda teha, et noh, niisugune indeks nagu Nasdaq, kus on enamasti tehnoloogiafirmad ja see viimased, ma ei tea, 5 või 10 aastat kerkis seal 20+% aastas ja see aasta on siis olnud niisugune langus, et minu meelest on mingi –20% umbes see indeks. Aga ma arvan, et me kõik usume, et noh, tehnoloogia vaikselt sööb muid majandusharusid ära, et siis need kasumid, mis
noh, mis praegu on kuskil mujal ettevõtetes, vaikselt liiguvad tehnoloogiafirmadele, nii et ma arvan, et hoida endal mingid tehnoloogiafirmasid aktsiaportfellis on igati hea mõte, aga veelgi enam ma investeeriks võib-olla tehnoloogiasse läbi selle, et sa õpid neid kasutama, on ju, et kui sa õpid ise programmeerimist või sa oskad mingit tehnoloogilisi seadmeid hästi kasutada, et siis on sul ilmselt ka hea võimalus sissetulekut teenida. Minul on küsimused otsas, äkki sa tahad ise veel midagi öelda noortele? Mis ma tahan noortele öelda? Jah, niisugune raamat oli, ma lugesin mõned aastad tagasi nagu Die with Zero inglise keeles ehk siis Sure nullis. Pole eesti keeles olemas, aga et soovitan lugeda, et seal tuuakse välja hästi selline näide, et miks nagu noorena ei tasu ka üle investeerida või nii-öelda jätta kõik oma elu elamata selle nimel, et saaks 50-aastaselt rahaliselt vabaks, on ju. Et on mingid kogemused, mida sa saadki ainult noorena nautida, et ma olen hästi tänulik, et ma ise kuidagi kobinaga ikkagi tegin neid ülikooli ajal, et seal on toodud niisugune näide, et oli siis 2 sõpra, kes mõlemad tahtsid teha praktikat investeerimispanganduses jällegi ja üks ei saanud seda kohta ja siis ta hoopis läks Euroopasse backpackeriks, niisugune Ameerika tudeng oli, ja teine siis orjas seal suvel investeerimispanganduses, tegi oma praktikat ja ta siis see, kes ei saanud minna backpacking reisile, kogus raha ja mõtles, et kui ta on kunagi 40 või 35, et küll ta siis läheb, teeb selle backpacking reisi ja siis ta avastas, et see ei ole enam nii fun, on ju. Ja mul on ka hästi head mälestused, et ma käisin seal esimesel kursusel ja keskkooli lõpus käisin häälega Euroopas kuskile Barcelonasse välja, et magasime prügikotis tee ääres, süüa ei olnud, küsisime inimestelt toitu, elamiskohta ei olnud, küsisime kellegi hääleta juures, et kas võime crashida, on ju. Et täna ei julgeks või ei tahaks niisugust reisimist enam ette võtta, aga hästi ägedad mälestused tulid sellest, et ma siis mõtleks, mis on sellised asjad, mida sa nagu 40 või 50 aastane enam ei viitsiks teha või tahaks teha. Noh, võib-olla ka mingid ekstreemspordid ja ma ei tea, langevarjuhüpped või asjad, et ma teeks need siis juba varem ära, et ja siis võib-olla lõpetuseks selline mõte ka, et kuna mul on 3 last, et siis ma olen avastanud, et laste kõrvalt on jube raske nagu fookust leida mingi uue suure asja tegemiseks. Ehk siis ma hästi katsuks seda aega nagu seal ülikooli ajal kasutada selleks, et kui sa oled nagu oma selle kire või mingi nii-öelda teekonna leidnud, on ju, et siis teha mingid 15-20 tunniseid tööpäevi ja ikkagi kõvasti pingutada, et sul on selles vanuses sellist energiat ja fookust, et sul ei ole lapsi, kellest hoolt kanda, on ju, tervis on niisugune, et 20 tundi tööd, jood Red Bulli ja ei ole hullu midagi, on ju. Et pane see nagu aur sinna sisse ja siis, kui sa oled seal 30, 40, 50, sa saad natuke selle auru peal nagu lõdvemalt võtta, et ma olen hästi rahul, et ma saan vajadusel minna poole päevalt lastele järgi lasteaeda ja siis nendega aega veeta, on ju, et ma ei pea nagu otseselt kuskil rabelema. Et jah, selline mõte lõpetuseks.